Juba mõnda aega oleme kuulnud nioobiumist ja sellest, kuidas see võiks muuta meie riigi tulevikku. Aga tõde on see, et vähesed inimesed teavad, mis nioobium tegelikult on ja milleks seda kasutatakse. Kuna selle teema kohta liigub täna palju valeuudiseid, olen siin, et rääkida sulle sellest, mida sulle nioobiumi kohta ei ole räägitud, ütles Diffusum. Tervist inseneeriteaduse austajad, minu nimi on Igor Felipe ja kindlasti oled sa juba kuulnud nioobiumi mõistet. Aga tõde on see, et paljud inimesed tunnevad nime ära, kuid neil pole aimugi, mis see on ja milleks seda kasutatakse. Ja mis veel hullem, kuna nioobiumi mainitakse meedias väga palju, levivad selle kohta sageli moonutatud andmed ja tuntud valeuudised. Seetõttu mõtlesime, et oleks hea tuua usaldusväärset teavet otse allikast. Täna räägin sulle sellest, mida sulle nioobiumi kohta räägitud ei ole, koostöös CBMM-iga. Ja sinu jaoks, kes sa ei tea, CBMM on maailma juhtiv nioobiumi tehnoloogia tootja ja arendaja ning see on Brasiilia ettevõte, mis asub Araxá linnas Minas Geraisis. Aga lähme edasi, mis on nioobium? Nioobium on üleminekumetall, mida tähistatakse sümboliga NB ja mille aatomnumber on perioodilisustabelis 41. Selle avastas 1801 aastal Inglise keemik Charles Hatchett, kui ta uuris proove ja algselt nimetati seda kolumbiumiks. Naljakas on see, et 1846. aastal avastas selle uuesti teine saksa keemik nimega Heinrich Hose ja see nimetati nioobiumiks. Arvati, et tegemist on uue elemendiga. Hiljem avastati, et kolumbium ja nioobium on tegelikult üks ja sama element. Ja 1949 aastal tunnistati nioobium ametlikult üleminekumetalliks. Aga kuidas nii? Kas see on üleminekumetall? Jah, nioobium on metall, mida saadakse maapinnas või kivimites leiduvatest maagidest. Ja see protsess ei ole nii lihtne, et lihtsalt kaevad augu ja leiad nioobiumi. Mõningaid metalle nagu vask ja kuld võib looduses leida puhtal kujul. Teised nagu nioobium ja alumiinium peavad läbima keemilisi ja metallurgilisi protsesse, et neist saaksid lõpptooted. Nioobiumi tootmiseks kasutatakse maake nagu kolumbiit, tantaliit, lopariit ja pyrokloor, kusjuures viimane neist on Brasiilias kõige tavalisem. Ja kui sa ei tea, siis see on pyrokloor, maag, mida kasutatakse CBMM-i nioobiumi tootmiseks ja mis näeb välja nagu tavaline muld, mida me igapäevaselt näeme. Et paremini aru saada, siin on pyrokloori keemiline valem. Ja nagu näha, sisaldab selle mineraali koostis täpselt nioobiumi, mida tähistab sümbol NB. Kui me räägime metallidest, täpsemalt üleminekumetallidest, siis need moodustavad perioodilisustabelis rühma, millel on teatud omadused. Need üleminekumetallid on tuntud oma innovaatilisuse poolest. Neid on väga suur tihedus ja kõrge sulamistemperatuur. See tähendab, et nad sulavad väga kõrgel temperatuuril. Nioobium kuulub sellesse üleminekumetallide rühma koos teiste tuntud elementidega, näiteks wolframiga, mida kasutatakse elektridušide küttekehades. Aga olgu, siiani oleme me eemaldanud pyrokloori pinnasest, töödelnud seda maaki ja saanud nioobiumi lihtsa protsessi käigus. Õige, oleks vaid, kui see oleks nii lihtne. Et jõuda lõpptoodeteni, mis sisaldavad nioobiumi ja mida müüakse erinevatele tööstussektoritele, vajalikud on üle 160 etapi, mis hõlmavad metallurgilisi ja keemilisi protsesse ning nõuavad palju tehnoloogiat. Kogu selle protsessi lõpus jõuame lõpptoodeteni, millest üks on rauanioobium, metallisulam, mida leidub autokeredes, sildades, viaduktides, gaasitorudes ja laevades. Meil on ka nioobiumoksiid, mida kasutatakse teleskoopide, turvakaamerate läätsede ja elektrisõidukite akude tootmisel. Vaakumastme sulameid kasutatakse rakettide ja lennukite mootorite tootmisel. Ja metalliline nioobium, mille nioobiumi sisaldus on üle 98%, kasutatakse magnetresonantstomograafides, kompuutertomograafides ja osakeste kiirendites. Siin Brasiilias tehakse palju teadus- ja arendustööd tehnoloogia vallas, et toota ja leida uusi rakendusi nioobiumile.
ja seetõttu usuvad paljud inimesed, et nioobium on haruldane ja et seda leidub ainult Brasiilias, kuid see on järjekordne valeinformatsioon. Nioobium ei ole haruldane element. Lisaks Brasiiliale on kõigil mandritel üle 85 maardla, millest saab toota nioobiumi. See segadus tekib seetõttu, et praegu on Brasiilia maailma suurim nioobiumi tootja, kuid see ei tähenda, et kogu maailma nioobium oleks siin koondunud. See, mis Brasiilia esile tõstab, on meie suurem teadmiste pagas nioobiumi kasutavate tehnoloogiate arendamisel tänu mitmeaastastele uuringutele. Aga siis tulevad mõned inimesed ja ütlevad, et me ei teeni nioobiumiga midagi ning et seda müüakse suurriikidele odava hinnaga. Mõtle minuga kaasa. Kui mul on eraettevõte, mis arendab toodet, siis ma tahan selle tootega kasumit teenida. Ja kui ma müün seda odava hinnaga, siis lõpuks lähen ma pankrotti. Nagu iga teinegi eraettevõte, mida sa ette kujutad, toodab, arendab ja loob ta uusi tehnoloogiaid selleks, et müüa toodet hinnaga, mis võimaldab kogu seda protsessi, annab kasumit ja säilitab konkurentsivõime turul. Aga kui sa tahad aimu saada nioobiumi väärtusest rahvusvahelisel turul, siis ühe tonni ühe nioobiumi toote hind. Nioobiumraud on hinnastamise aluseks 10 korda kallim kui alumiinium ja umbes 20 korda kallim kui sama kogus terast. Nioobiumraua väärtus on täna vahemikus 36 kuni 40 000 dollarit tonni kohta. Ja see väärtus määratakse turul kuulsa nõudluse ja pakkumise seaduse tasakaalu kaudu. Ja mõned erilised nioobiumi tooted on veelgi kallimad, ulatudes kuni 100 000 dollarini tonni kohta. Aga mis on nioobiumist nii head ja kus ma saan seda tegelikult kasutada? Nioobium on väga mitmekülgne metall, plastne ja kõrge korrosioonikindlusega. Ja nagu ma juba mainisin, sellel on kõrge sulamistemperatuur ja see on ka suurepärane ülijuht. Näiteks gaasitorustikes kasutatakse raua nioobiumi metallisulaamide tootmiseks, et suurendada nende mehaanilist tugevust. Isegi väikesed kogused nioobiumi, umbes 0,01%, võivad juba suurendada terase tugevust kuni 25%. See tähendab, et väikese nioobiumi protsendiga saavutatakse suur erinevus. Teine kasutusnäide on liikuvuses. See aitab sõidukitel vähendada šassi kaalu, suurendades selle struktuurilist tugevust ja seeläbi ka ohutust. Ja me näeme seda universaalne transpordivahend s nimega EXO NB. See on koostöö Chafone Racingu, mis on Brasiilia ettevõte, mis on spetsialiseerunud võidusõiduautode ja mootorite tootmisele ning CBMMi endaga. Selle konstruktsioonis kasutati nioobiumiga mikrolegeeritud terast. Selle kasutamisega suudeti suurendada konstruktsiooni vastupidavust ja isegi vähendada selle kaalu 10% võrreldes konkurentidega. Lisaks tõi see kaasa kasu tegevuskuludes, säästes kütust ja pikendades komponentide kasutusiga. Aga ma arvan, et see, millest kõik viimasel ajal räägivad ja mille kohta me isegi kunagi video tegime, on kuulus miooniumakuga seotud teema. Ja siin tahan ma selgitada üht punkti, mille kohta on palju kahtlusi ja kus isegi mõnel uudisteportaalil on palju erinevaid arvamusi. 2018. aastal tegid CBMM ja Toshiba koostööd, et arendada liitiumakusid, kuid niooniumi ja titaani seganoodidega. Nüüd mõtte korraks kaasa. Me kuuleme palju juttu elektriautodest igas meediakanalis. Ja probleem, mida me elektriautode puhul näeme, on laadimisaeg ja aku kestus ning isegi selle eluiga. Seega keskendus niooniumiga aku uurimine just sellele turunõudlusele ja huvile. Lõpuks viis see koostöö ülikiire laadimisega, suurema vastupidavuse, pikema eluea ja turvalisusega akuni. Ja et saada aimu, siis need akud suudavad keskmise suurusega autos tagada 10-minutilise täislaadimisega 350 kilomeetri läbimise. Hiljuti teatas CBMM uuest koostööst Volkswageni veoautode ja bussidega, just selleks, et katsetada neid akusid elektriliste busside peal. Need testid viiakse sel aastal läbi Volkswageni tehases Resendes Rio de Janeiros ja hiljem CBMMi enda juures Araxá linnas.
Ja kui soovid, et me neid teste lähemalt jälgiksime, anna sellest kommentaarides teada. Ja tõsi on see, et nioobium on internetis kannatanud valeuudiste all. Ja meie eesmärk siin on nioobiumi ümber müstifitseerimine. Ja eelkõige pakkuda turvalist sisu ilma igasuguse sekkumiseta, lihtsalt ja didaktiliselt. Kui sa tahad rohkem teada nioobiumi kohta, siis on olemas veebileht nimega niobium.tech, kus on usaldusväärsed allikad, mis räägivad rohkem nioobiumist ja selle kasutusaladest. Ja ma jätan video kirjeldusse lingi. Kasuta võimalust, et panna videole like, tellida kanal ja aktiveerida teavituste kelluke. See ongi kõik, mu sõbrad. Suur kallistus ja näeme järgmises videos.